Amen. Ja me läheme ja vaatame, eelmine pühapäev vaatasime 2. Peetruse raamatut. Jumal tahab meile midagi öelda veel edasi sellest kõigest, mis meil pooleli jäi. Ja me alustasime sellest, et kõik kallimad ja suurimad tõotused kuuluvad meile tema tundmise kaudu. Ta on andnud, ja see on kirjutatud meile kinnituseks. Amen. Ja siis Peetrus ütleb, 1. peatükk ja 16 salm, sest me ei ole issanda Jeesus Kristuse väge ja tulemist teile teatavaks tehes mitte järginud kavalasti sepitsetud tühje jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulist. Peetrus ütleb, et me oleme näinud Jumala aulist, me oleme näinud Jumala suurust, võimast ja vägevat. Aga ja mida nad nägid? Nad nägid pühal mäel, nad nägid Jumala auhiilgust. Kes tahaks näha Jumala auhiilgust? Siukest. Ja kuulti Jumala häält. Absoluutselt me kõik tahaksime, see oleks imeline kogemus. Aga Peetrus ütleb midagi, aga meil on veel, mis asi? Kindlam, vägevam, fundamentaalselt tugevam prohvetlik sõna või Jumala sõna. Amen. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas, paigas, kuni päev jõuab kätte ning hoidudes tõuseb teie südames. Te teete hästi, panete tähele seda valgust, Jumala sõna valgust. Võtad sellest osa. Amen. Ja see olgu teile kõigile teada, et üks prohveti kuulutus kirjas ei ole omavolise seletuse jaoks, sest inimeste tahtel oli liialt ühtegi prohveti kuulutust teisele toodud, vaid püha vaimust kantuna on inimesed rääkinud seda saades Jumala käest. Amen. Ja üks asi, mis ma olen ise öelnud, julgustanud, et loe piiblit, nagu ta on kirjas. Ära loe ridalda vahelt, ära loe ülevalt talle, aga mina arvan, et see ütleb seda, kui Jumala vaim, näiteks, vaata, see ongi, mis sa mõtled sellega, väga lihtne on see, toome hästi lihtsalt näite, Jumala sõna, et Jeesus vermit läbi, sa oled terveks saanud. Sa oled terveks saanud, kõik. Või Jumal on meid õnnistunud kõigi vaimselt õnnistunud taevast asus Kristus Jeesus. Ta ütleb, et Jumal on meid õnnistunud kõigega. Ta on meile kõik. Ja tihtipeale me kuuleme, aga Jumal mõtles sellega vaimset tervenemist. Jumal mõtles seda, et me saame taevas selle kätte. Inimesed panevad oma tõlgenduse asjadele juurde. Aga need on ainult vaimsed õnnistused. Ta ütleb, et taevast on kõik, mis on plaanid teha. Või Jumal on annetanud meile kõik, mida on vaja eluks. Jumala karta on andnud meile oma väe, ütleb, ta andnud meile oma vaimu ja teeb mida? Vägevaid tegusid meie sees. Amen. Me suudame kõik tema läbi, kes teeb meid vägevaks. Me oleme uued loodud Kristuses Jeesuses. Need on tõotused, need teatavad, mis Jumal on öelnud, aga inimesed panevad oma tõlgendusi juurde asjale. Ja ta ütleb, ärge tehke seda. See on oma volitsemine Jumala sõnast juba. Kui Jumal ütles, et ma armastan sind ja hoolin sinust ja sa oled mulle kallis ja ma maksin hinna su eest, siis ta on seda teinud. Paljud inimesed tulevad, ütlevad, me ei tea ja me ei ole väärt ikka ja me oleme väärtusetud ja oled kuulnud sellised ütlusi. Ma olen kuulnud, et Jumala tahe on, sa oled haige, Jumal ei taha sind terveks teha, Jumal tahab sind õpetada. Isegi ma olen juba Eestis seda kuulnud. Muidu ma arvasin, ma kuulsin seda välismaal, nüüd ma olen juba Eestis seda kuulnud päris palju. Et sellised õpetused veel, see on oma volitsemine nüüd, mida Jumala sõna ei räägi meile. Sest see on õpetus oma kogemuste baasil, oma kogemuste põhjal. See on see, mida ta ütleb, ära tõlgitse. Aga ta läheb, kui edasi läheb, ta hakkabki hoiatama Peetrus. Mis ta ütleb teises peatüks, ütleb, aga vale prohvetki tõuseb rahva seast, nõnda nagu teiegi seas saab olema lahkõpetajad, kes salamahti toovad sisse hukatavaid valeõpetusi, salgavad ära, mida? Peremehigi. Ja kes nad on ostud ja tõmbavad enese peale häkkilise hukatusse. Ta ütles, et tead, mis on kõige kurvem, ütles, et teie seas saab tõusma inimesi, kes hakkavad seda kõike tegema. Ta ei ütle, et maailmast tuleb sisse, vaid inimesed pööravad oma usku, nad pööravad oma põhimõtted, nad tulevad ära algtõe pealt. Ja nad hakkavad salgama peremehi, nad hakkavad salgama juhte, nad hakkavad salgama seda kõike. Ja nad hakkavad väänama, aga miks nad väänama hakkavad, kui sa loed edasi, see suurem osa on oma kasu päeval väljas. Et ütleb, tuleb ja ütleb, sellepärast Peetrus, ma panen kirja, hoidke kinni. Me oleme kalli hinnaga lunastatud, me oleme kallid, me oleme väelised, me oleme vägevad. Amen. Et see on see, kus ta hoiab kinni, sest inimesi tuleb, kes ütleb, et sa ei pea enam, kõige lihtsam, kui teete, inimesed ütlevad, sa ei pea enam koguduses käima näiteks.
see õpetus on väljas, et meil pole enam vaja koguduses käia. Mõtlesin, mis see on, aken on lahti, mõtlesin väljast tuleb veel. Aga Jumal ütleb meile, ärge jätke koguduses koos käimist. Vaid eriti veel, kui te näete, kui ajad lähevad kurjemaks, käige rohkem koos. Aga see on see, et mis on, see on see õpetus, et sa võid vaadata telekast ka kõike. Aga seal ei ole seda võid, seal pole kontakti. Need on need lihtsad asjad tegelikult. Või just üks ütles ühe inimesega just hiljuti, mitte väga ammu, oli see, et kui öeldakse, Jumal ei taha sind enam terveks teha. Jumal ei taha sind terveks teha. See on absoluutselt vale õpetus. Või mis sa sinna lähed? Näiteks, kui palju räägiti halba Kenneth Hagenist või inimesed, kes õpivad usku, kes õpetavad meeleparandust, kes õpetavad usus käimisi või finantsjõukust, kui palju selle vastu on õpetusi? No, miks me õpetame, kui Piibel räägib meile midagi või mõtleme Piiblist välja, räägime midagi ja ütleme, miks me siis oleme selle vastu, aga see ongi seda, Piibel kutsub seda valeprohvetiks. Ja siit ta ütleb, ja paljud järgivad ja vaata, mis siin juhtub, nende mida? Lodevat elu. See on see, et me ei pea enam palvetama, me ei pea enam seda, kõik on armu all, kõik läheb kuhugi äärmusesse. Kui sa saad aru, see on see, mis tuleb sisse salahilju. Kelle pärast pilgatakse tõe teed. Ja ahnuses kasutavad nad teid petlike sõnadega, nende kohus on juba ammu valvas, nende hukatus ei tukku. See ongi see, et sa ei pea Piiblit nii palju lugema ja sa ei pea sõnas olema. Ja vaata, kõige hullem on öelda kellegi näiteks maailma inimesele, sinuga on kõik korras, sa elad juba head elu. Või Kristusele öelda, et selle on parandada meelt, kuule paranda meelt, haara Jumala sõnast kinni, haara Jumalast kinni, Jumal on su jõud, tugevus, lähme koos. Ei ole hullu midagi. Tee. Kõik korras. Jumala arm katab. Nagu ma kuulasin, mis jutt see vist oli John Bevere jutlus, kus juures oli väga üks pulmapidu oli. Ja ma ei mäleta, mis seal oli, aga mingi siis tüüp tuli, et oli vist joonud 40 pitsi viina, ära kristlane, nagu tuli jooma ja ütles, et hästi purjus asjad ja täiesti nagu maani täis ja küsis, miks sa seda teed ja miks sa teed? Aga pastor ütles, et kuidas ta ütles? Ma ei mäleta enam, ta ütles, täna võite teha, mida iganes tahate, kõike teha, arm katab kõik kinni. Ja inimesed siis läksid peast lolliks, hakkasid jooma ja mis nad seal siis tegid, nagu täitsa kreisiks läks ära. Ja pastor ütles seda. See on tegelikult, ütleme, mis ta siis on? See on täitsa kohutav tegelikult teistpoodi öelda. Sa võid pattu teha, sa võid kõike teha, arm katab. Ei kata, me kuritarvitame Jumala heatust ja me kuritarvitame Jumala armu. Amen. Ja see on seda kutsutakse milleks? Lodevaks eluks. Amen. Selle asemel on, kui keegi kuskil valesti teeb, ütleb, et oot, see ei ole õige, see vale, parandame meelt. Amen. Sest me tahame osa saada sellest kõigest, mida Jumal on meile kinkinud ja andnud. Ja tema annetused, mis on eluks ja Jumala kartuseks, need tulevad tema tundmise kaudu. Mitte lodevast elust, mitte sellest kõigest. Ja vaata, mis juhtub. Mõni mõtleb, et nagu ma olen öelnud, et inimesed teevad asju ja kristlased teevad asju ja ka mina tegin asju, kui ma ära langesin Jumala juurest, aga midagi ju ei juhtu. Tegin 1 aasta, enam sõna ei lugenud, palves ei olnud, koguduses enam ei käinud. Ma armastan Jumalat ja ma ütlesin kõigile, et minuga on kõik korras. Ja ma arvasingi, kõik on korras, kui 5 aastat selle sisse, kui teete 5 aastat umbes, millegi pärast selline huvitav number on 5 aastat. Ma ei tea, miks on nii palju, ma olen kuulnud 5 aastat või 4 aastat. Või see on selline 5 aasta kanti ja alati kõigil on selline, ma ei ütle, et see on reegel, aga nii palju ma olen kuulnud, kus ma seisan silmitsi, kas ma elan või suren. Jumal paneb mind valiku ette. Ja endale teadmata elu läks nii kehvaks allamäge ära. Aga öeldes seda, kõik on korras ja siis julgustati, ma ei ole hullu midagi. Selles ma oleks tahtnud, et inimesed oleks mu kõrval olnud, et kuule, hinnad, paranda meelt.
võta ennast kätte, haara sõnast kinni, tule kogudusse tagasi. Aga mitte kedagi ei olnud, sest keegi julged mulle öelda seda ja kõik olid, ei ole hullu, kõik on hästi. Ja siis muidugi lõpuks jõudsin nii kaugele, et ega kristlasi enam ümber ei olnudki ja maailma inimesed ütlesid, et nad ei julgustanud mind kunagi kogudusse minekas. Nad ei julgustanud mind kunagi sõnas olla, nad ei julgustanud mind kunagi piiblit kätte võtma. Ja nii ma samm haaval läksin eemale, kuni tuli hävitav, põhimõtteliselt, mis hävitas mu elu täiesti ära. Kiitus Jumal, ma olen tagasi Jumala juures ja kõik, mis on, ma kõnnin koos Jumalaga, halleluuja, pikk maa veel kõndida, ma tänan Jumal, ma olen kõndised, et mu nälgi Janu Jumalal on suurem kui kunagi varem. Halleluuja, me saame nägema mingeid vägevad asju. Aga vaata, mis ta 4. salm ütleb. Sest kui Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad põrgu pibetes soppides, säilitas kohtu jaoks. Ja kui ta ei säästnud muistset maailma, vaid varjas ainult õiguse kuulutajad Noad, neid 8, kui ta laskis tulla veeuputused jumalatute maailma peale. Ja mõistis ka hukka Soodoma Gomorra. Kus juures Noa on väga ehtne näide sellest tegelikult, kus inimesed, Piibel ütleb, et lõpuaeg saab olema nagu Noa päevil. Mis oli Noa päevil tegelikult? Kui analüüsime, nad olid jumalatud, mis iganes nad tegid, aga nad elasid, abellusid, sõid, jõid ja Noa käis ja rääkis, veeuputus tuleb. 100 aastat Noa käis, veeuputus tuleb. Ta ehitas keset kuiva paati või paati laeva. Vast ei olnud päris paati, ikka laeva moodi asi oli. Ja mis oli kõige huvitavam selle juures on see, me ei anna aru, mis see on paati, okei, veeuputus. Nüüd me teame, sest veeuputusi just vaatasime natuke loodust saada, et kus tead veeuputusi on nii palju. Et on. Aga tol ajal, kui me võtame, inimesed polnud näinud vihma. Nad ei olnud näinud vihma. Kui keegi räägib sulle, vihma hakkab sadama. Vihma hakkab sadama. Nalja, me pole elust näinud, see pole kunagi olnud. See on täpselt samamoodi, me räägime, et Jeesus tuleb tagasi. Jeesus tuleb varsti tagasi. Ta räägib ka oma rahvale, et Jeesus, ma tulen varsti tagasi. Aga me oleme oodanud juba 30 aastat Jeesus tagasi olekut. Mina olen oodanud. See on juba päris pikk aeg, on ju nii? Ma olen oodanud, et Jeesus tuleks tagasi juba 30 aastat. Aga mõtle, kes on juba päästetud, ma ei tea, 40, 50, nad on juba 70, 80 on sellest ajast. Nad ootavad juba 70, 80 aastat Jeesus tagasi tulekut. Päris pikk aeg on oodata Jeesus tagasi tulekut, on ju nii? Ja sellega võib juhtuda, kui Piibel ütleb, et me võime laisaks minna ja nemad, samas ütleme, kui me räägime Noa päevil, nad naersid Noad, viim hakkab saama, see teed paadi keset kuiva, sa ei tea, et meri on siit, sinnapoole, sinna, keset, saad aru, mitte kuhugi. Ja teda mõnitati, naerdi, aga tema käisi kuulutas, sest ta oli saanud Jumala, ta oli saanud Jumala sõna. Ja tead, mis mulle meeldib oma puhul, ta haaras sellest sõnast nii kõvasti kinni, mitte keegi ei suutnud teda ümber veenda. Ka tema polnud vihma näinud. Saad aru, see ongi see fakt. Tal oli lihtsalt Jumala sõna. Vihma hakkab sadama, ma hävitan selle maa ära. Ja ta hakkab paati, ja ta käis ja rääkis kõigile, parandage meelt, kuni selle päevani, kui ta astus paati. Ja Jumal pani kinni ja siis oli see moment, kui vihm hakkas sadama. Mis juhtus? Kõik tahtsid paati pääseda. Mitte keegi ei saanud. Ja see ongi see sama moodi, miks me peame valvama, kui inimesed ütlevad, et sa võid seda teha, see on see lodev elu, tee seda, sul ei ole vaja meelt parandada. Jumal saab sust aru, kui Jumal kutsub elama meid pühadena, ta kutsub enesega osadusse, ta kutsub aega veetma, ehitama tema kuningriiki ülesse. Et ütleb, et olge pühad, mis eluviisides? Kõigis eluviisides, amen. See peaks olema üks eesmärk, kui Jumala rahval, üks eesmärk selles, et saada osa sellest tõotust, saada osa kõigest, mis tal meie jaoks on. Amen. Meile meeldib ka laul 91, imeline laul ja kas see töötab? Absoluutselt töötab, aga paljud jaoks pole töötanud, sest nad unustavad ära, et me peame aega veetma koos Jumalaga. Amen. Aega veetma tema tiibade all, tema varju all, rääkima välja õigeid sõnu suust. Amen. Ja siin ta ütleb, et inimesi tõuseb ülesse, kui palju ma olen kohanud inimesi ja kõige hullem on okei, kui tavainimesed räägivad, kui palju ma kuulen jutlustajad, pastoreid,
õpetavad, et Jumal ei taha sind terveks teha ja see on seal, too kogudus on üldse vale õpetus, too kogudus on veel jamama õpetus. Mõtle, mida see inimestest istutab. Kibedust, kahtlusi, kõike seda. Ja kui see läheb vastu, ja me peame hoidma piiri koguduste kõige puhul Jumala sõna, kui Jumala sõna ütleb, me loeme Jumala sõna praegu, et näiteks seda, et tema, nõnda nagu tema jumalik vägi on annetanud meile kõik, mida väärks Jumala kartuseks, tema tundmise kaudu, see on piiblis Jumala sõna, järelikult kui palju ta on sulle andnud. Kui palju sul on antud eluks Jumala kartuseks. Kõik, mis sul vaja on selle jaoks. Piibel ütleb ka, kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui palju on võimalik? Kõik. Mõni ütleb, ei ole kõik. Või kui keegi tuleb, ütleb, et ei, me ei tea Jumala tahet ja Jumala teed on imelised. Aga Piibel ütleb meile, tehke kindlaks, mis on Jumala tahe. Uurides, mis on tema hea meele täielik tahtmine. Järelikult meil on võimalik teada Jumala tahet. Meil on võimalik leida see Jumala sõnast oma elude jaoks. Kas meil on tervist vaja, kas meil on kaitset vaja, kas meil on, mis on tahe Jumalal? Mis on need tõotused, mis meile kuuluvad? Kui paljud inimesed võivad tõe tundmisele tulla? Näiteks on õpetus väljas, kus Jumal ei päästa kõiki inimesi ära, tema neid valib. Ja sa ei tea kunagi, kas sa saad päästud või ei saa päästetud. Kurb on ju. Ja samas Piibel ütleb, et Jumal tahab, et kõik tuleksid päästud tõe tundmisele. Ja need on need, kui inimesed tulevad ja Noa käis ka, teda naerti või Soodoma Gomorra lugu tuleb siit edasi, või Soodoma Gomorra linnad põletas need tuhaks ja pannes hirmu täheseks neile, kes tulevikus on millised? Jumalatud. Ja päästis Lotti, kes oli õige, keda üleannetumad inimesed piinasid oma kiimalise käitumisega, sest elades nende keskel see õige vaga vaevas päevast päeva oma vaga hinge nähes ja kuuldes ülekohtusid tegusid. Nii issand teab päästa Jumala kardlike kiusatusest, aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda. Jumal, kui me oleme piisavalt Jumala kard käime, Jumal teab päästa. Muidugi Loti puhul on üks õppetund, Jumal kuulutab ta õiguse meheks, õigeks meheks, aga ta oleks pidanud jääma kuhu? Ta oleks pidanud jääma Abrahamiga. Ma usun, ma olen tiiralt vendud, ometi ta oli õige, läks sinna. Mis juhtus Loti puhul? Ta vaatas, seal on üks huvitav aasta. See on üks hea õpetus Loti puhul on see. Palju karja, palju vara ja nad läksid, Abraham ütles, kui sa oled sinna, ma olen sinna, sa oled sinna, ma olen sinna, vahet ei ole. Ärme lähme tülli. Ja Lotil oli palju kordi võimalus tulla Abrahami juurde tagasi, õnnistuse juurde, ma ei tea, kas ta oli seal kangus või uhkus või mis iganes seal oli, me ei tea, mis seal valvas, miks ta kunagi Abrahami juurde tagasi ei läinud. Me ei oska seda öelda, tõenäoliselt seal oli midagi uhkusega seotud või kibedusega või ma ei oska isegi öelda, mis seal võis olla. Aga see ei olegi tähtis. Tähtis on see, et mis me peame õpetama, ta läks sinna, kui see oli Sodoma korra, seal olid rohelised alad, läks oma karjaga sinna, ta ei läinud Sodomasse ega Gomorrasse, vaid ta läks sinna lähistele. Ja ta leidis ennast olemas kõigepealt Abrahami juures, siis Sodoma Gomorra lähedal ja lõpuks ta oli Sodoma Gomorra sees. Ja see näitab seda, et asjad tõmbavad ja kõige lõpuks ta oli kõigest ilma. Kuigi ta võib-olla süda jäi õigeks ja kõik jäi õigeks, aga ta oleks pidanud sellest välja tulema. Jumal päästis ta ära. See on kiitus Jumalale. Amen. Aga see märk sellest eluviisist, see ongi see, mis ta räägib, lodev elu. Mida Sodoma Gomorra tegid? Nad elasid lodevat elu. Teeme, mis tahame, käime, mis tahame, tagajärgi ei ole. Kuni selle päevani, kui Jumal ütles, et nüüd on tagajärg. Aga mõni mõtleb, kui me kristlastena, kas me seda teeme, kas on tagajärg või midagi. Tihtipeale ei pruugi olegi Jumalast midagi, on see, et me paneme Jumalal ukse kinni ja avame ukse kuradile, kes saab tulla ja teha seda hävitustööd. Nagu väga lihtne näide Hiobi puhul oli see. Mitte Jumali midagi, vaid Hiob ütleb, et see, mida ma kartsin, see tabas mind. Ja sellega ta avas ukse jälle. See ongi see, et me peame, et kuidas me jääme selle juurde, me hoiame sõnast kinni. Me püsime sõnas. Kui inimesed ütlevad, et sa ei pea enam sõna lugema, siis me võtame sel päeval ekstra oleme 2 korda kauem, kui tavaliselt oleme lugenud sõna. Kui keegi ütleb, et sul pole vaja palvesse minna, ma olen ekstra palvesse, palvetan ekstra. Sest see on see koht, kuidas me kaitseme seda. Sest ta ütleb, et need on valeõpetajad, need, kes tulevad,
ja nad on ahned ja lodevad elustiilis. Ja vaata, läheme loeme edasi, ta ütleb edasi, ta kirjeldab seda. Nii issand teab päästa jumala kartliku kiusatusest, aga ülekohtu siis jälitada kohtupäevaks ja nende nuhelda. Iseäranis aga neid, kes liha järele elavad, roppudes, himudes ja põlgavad issanda valitsust. Eriti milliseid? Lihahimudes, roppudes himudes, lihahimud ja salgavad issanda valitsust. Või põlgavad issand, need on jultunud iseennast täis, ei karda pilgata aukandjaid vaime. Kuna inglid, kui nad olid küll võimult ja väelt suuremad, ühtki pilkavat otsust ei lausa nende kohta issanda ees. Need inimesed, kes on piisavalt pilkajad, me teame, kes on pilkajad, kes on tagarääkijad, halvarääkijad. Ma mõtlen näiteks Taaveti süda tegelikult. Mõtle, mida Saul tegi, mis iganes ta oli. Ja isegi Taaveti süda vaevus, kui ta lõikas Saulilt ära 6 palistustükki, sest ta ütles, et mis ta ütles? Ära puutu issanda võitlud. Aga tänapäeval, kui ma mõtlen, inimesed isegi ei mõtle 2 korda rääkida mõnest pastorist või jumala sulasest halba. Kui palju ma olen kriitikat kuulnud jumala sulaste vastu rääkivat. Ja üldse jumala rahva vastu. Niisugust asja tegelikult ei tohiks üldse olla meie sees. Ta ütleb ka, et parem olgu mis asi? Tänu, õnnistage. Kas ei ole mitte? Need on nagu mõistmatumad loomad, kes oma loomu poolest sündinud üütavaiks ja hukatavaiks. Nad pilkavad seda, mida nad ei tea ja hukkuvad ka oma hukus. Saades kätte ülekohtu palga, nad peavad lõbuks iga päeva laiutamist. Nad on ebapuhtuse häbilaigud, kes oma pettuse varal lõbutsevad, kui nad pidutsevad ühes teiega. Kas pole huvitav, kuidas ta ütleb? Nad tulevad, pidutsevad, laiutavad, elame kuidas tahame, käime kuidas tahame, meil on elu jumalaga kõik hästi, ei pea saa palvetama, ei pea saa, see kogudus on jama, lähme sinna, siin on, meil on lõbukogudus. Lihtsalt näited, aga sa saad aru, mis ma mõtlen. Ja ta ütleb, mis ütleb, Peetrus ütleb, et inimesed tulevad peale seda, sellepärast on kirjutatud jumala sõna meile, et tuleb inimesed, kes ütlevad, sa ei pea seda tegema, me peame elama pühat, on ju? Oled sa lugenud seda? Amen. Ükskõik, mis on. Me peaksime olema need, et kuule, parandama meelt, sest me ei taha, et sa jääksid ilma jumala õnnistustest. Me ei taha, et sa paneksid ust kinni millegi jaoks, et jumal ei saaks õnnistada sind. Mitte see, et jumal tahaks ust kinni panna, aga kui me, vaata, see on ka see samas, et ma ütlesin, et tule sisse, on ju. Tule sisse, aga ma ei taha sisse tulla. Ma ei taha tulla sisse. Ma panen selle ukse veel lukku ja kõnnin ära. Ja me mõtleme, et huvitav, miks halvad asjad juhtuvad. Tule sisse, siin on kaitse, siin on. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Ja ma mõtleb, tule minu juurde, siis mina tulen sinu juurde. Amen. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. Ja nad on hüljanud otsese tee, nad on ära eksinud käies, kelle teed pidi? Pilea, Peori poja teed, kelle ülekohtu palk oli armas. Mis oli Biljam Peori jälle see miinus? Kui see kuningas kutsus ta, tule nea Iisraeli rahvas mulle ära. Tema ei teadnud Iisraeli rahvast midagi, ta oli kõige kõrgema jumala sulane ja oli teada, keda tema nea on neetud, keda tema õnnistab, on õnnistatud. See oli kuningale teada. Ja nüüd tema kõndis sinna mäe otsa. Kuningas ütleb, ma annan sulle tasu, ta kõnnib mäe otsa ja mis ta teeb? Hakkab õnnistama Iisraeli rahvast, kes sind õnnistab, kes sind neab, saab neatud, ta räägib tohutu õnnistus Iisraeli rahvale. Ja ta jääb ilma sellest tasust, mis see kuningas lubas talle. Ja kuningas sai pahaseks, selle asemel sa neada, tema ütleb välja, ma ei ütle mitte midagi muud kui ainult seda, mida ma kuulen Jumal ütlevat. See oli tema sõnad. Kas pole huvitav? Aga nüüd kuningas tuleb, tule, lähme selle mäe otsa, järsku selle mäe otsast sa saad needa. Ja mida Biljam Peor teeb? Peale esimest korda oleks mõelnud, see on jumala rahvas, ära puutu, jätta rahule.
aga mida see Biljam pöördub? Ta läheb kuni kaasa teise maad. Mis on tema eesmärk? Ta võib-olla loodab, et Jumal lubab teda rahvast needa, et saada mida? Saada kasu, saada raha, saada pappi selle eest. Ja siin ta ütleb edasi, nad on hüljanud otsa tee, nad on ära eksinud, käies Biljam Beori poja teed, kellede ülekohtu palk oli armas. Aga kes oma üleastumise pärast sai karistada keeletu koormakandja loom, rääkis inimese häälega ja ta takistas prohveti jõledust. Need sinased on ilma veeta läted, marutuultest aetavad udupilved, kelledel on varutud pilkane pimedus. Mis nad on? Nad on tühjad pilved, nad on udupilved, milles ei ole mitte mingit kasu. Amen. Ja vaata, mis on kõige kurvem selle Biljam Beori loo juures. Me teame, et ta kuskil Piibel ütleb ühes kohas, ta vist löödi isegi maha, tapeti ära, aga teises kohas ütleb see, et ta ikkagi päeva lõpuks, mõtle kui kuri ta oli tegelikult. Ta ütleb küll, et ma räägin ainult seda, mida Jumal ütleb, räägib, aga ta tahtis seda kasu saada nii väga. Ta tahtis seda raha saada kuningast nii väga, et ta hakkas õpetama kuningat, kuidas sa saad selle rahva kätte. Ja ta õpetas talle, põhimõtteliselt oli see, et kui sa saad nad teenima ebajumalat, kui sa saad nad teenima ja ta saatis siis neid ilusaid tüdrukuid, ilusaid naisi ja sai Iisraeli rahva abielluma paganatega ja mis juhtus aja möödudes, Iisraeli rahvas hakkas pattu tegema, patustama ja Jumala kaitse lahkus ja kuningas sai nad kätte. Aga see oli nõu, mis tuli Biljam Beori käest alla. Lihtsalt, et saada oma kasu või oma raha. Ja Piibel ütleb, et selliseid inimesi tõuseb Jumala rahvasest ülesse. Peetrus hoiatab pühavaimu läbi. Ja see ongi see, aga Jumal ütleb, et ärge hüljake otsad, et ärge hüljake need teid. Ja ta ütleb, olge kiired meelt parandama, ütleb ju. Amen. Olge kiired andestama, olge kiired käima minu sõna järele. Aga teistpidi ütleb ka, mina olen sinu tervendaja, mina olen sinu varustaja, ma olen su abimees, ma olen su tugevus. Suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Amen. Me ei ole lihtsalt mingid hädapätakad, vaid me oleme Jumala rahva. Kui teete, meil on antud Jeesuse nimi, mis on üle iga nime. Kui palju nimesid allub Jeesuse nimele? Kõik nimed. Ja kellele see nimi kuulub? Sulle. Amen. Aga on inimesi, kes õpetavad, et me ei ole mitte midagi väärt, me peame viletsuses ja hädast läbi minema siit. Või siis teistpidi on see, sa võite teha kõik, mida tahad, küll Jumala arm katab kõik kinni. Aga tegelikult otsetee on see, kui Peetrus ütleb, meil on antud kõik, mida on vaja eluks Jumala kartuseks, tema tundmise järel, mida rohkem me õpime Jumalat tundma, mida rohkem me oleme Jumalaga koos, nagu täna tuli sõnum välja, Jumal tahab, et me läheksime veel kuhu? Sügavamale. Veel sügavamale. Aga kuidas me läheme sügavamale? Meres, kuidas sa lähed sügavamale? No võtame lihtsalt meri. Kõnnid meetri ära, otsuse, kõigepealt sa hakkad kõndima otsuse. Ja siis jõuad teatud maani ära. Oled sa meres käinud? Mina olen käinud meres ujumas. Ma ei tea, kas Eestis on ka minu arust siuke. Kõnnid, jõuad siiani vette. Ma olen juba päris sügaval. Kõnnid natuke veel edasi. Ma olen tagasi siin kohas. Ja see nõuab päris pika maa kõndimist, et jõuda üldse kaelani vette. Et normaalselt meres ujuda saaks. Ja täpselt sama, mida inimesed teevad, kristlased, nad tuletavad, juba me oleme siiani mees, siis edasi, kuule natuke midagi järgi, siis lõpuks, ma enam ei viitsi. Ja ma olen ka meres, et lähen, et ma olen juba 200 meetrit kõnnud. Ma enam ei viitsi, tead, mingi ujugi ise, ma lähen tagasi. Aga see on sama, mis kristlikus maailmas teinekord on, et Jumal on liiga, ei ole, me peame minema edasi temaga edasi. Ja vaata, see ongi, kui inimesed ütlevad, ära enam piiblit loe, mis sa seal koguses käid, see on jama, tule. Iga kord, kus on tüli, kus on, mida iganes toimub, me peame hoidma eemale, sest tüli
on tegelikult või ässitus teise vastu on kuratlik iseloom. Ja kunagi Kenneth Hagin ütles väga hästi, Kit Moore on ka öelnud seda, need kirjad, et nende kogudus või nende teenistus on nulltolerants tülidele. Miks? Sest kui me lubame tüli sisse, me lubame strife, ma ei tea, kas strife on tüli, tüli sisse, siis me lubame kuradi ligiolu kogudusse. Ja see on see, millest ta räägib, et sel ajal saab olema. Ja see on see, miks meile antud Jumala sõna, see sõna hoia sõnast kinni, ära vääna seda, ära kääna seda. Kui ta ütleb, et armastus ei kukku mitte kunagi läbi, armastus on kõige tugevam side. Armastuse läbi tuntakse, siis kui palju ma olen kuulnud, me ei suuda siin maailmas, me ikka ei suuda armastada üksteist piisavalt palju. Kui Jumal ütleb, suudame. Kui Jumal ütleb, miks peaks keegi tulema ja ütlema, et ära tee seda, mis on kõige tugevam. Ära tee seda, kuidas ma õigesti ütleksin seda, põhimõtteliselt, et kui piiblis ütleb, armastus ei kuku mitte kunagi läbi. Ja me käime armastusest, järelikult me ei kuku mitte kunagi läbi. Ja nüüd keegi ütleb, aga me ei jõua nagu nii armastada ja me ei peagi armastama kõiki ja nad peavad hoopis sind armastama. Ma olen kuulnud, neid inimesed on öelnud mulle seda. Ja on öelnud, et kui me jõuame taevas alles siin maa peal me ikka ei suuda seda. Aga samas piibel ütleb, et Jumala armastus on meie südamesse valatud püha vaimu läbi. Kõige tugevam side inimese Jumala vahel on meie sees olemas püha vaimu läbi. Ja see on midagi, mis ei kuku mitte kunagi läbi. Kas pole hämmastav? Jumal on andnud meile midagi, mis ei kuku mitte kunagi läbi. Ja siis tuleb nüüd jääb usk, lootus, armastus, aga suurim neist on mis? Armastus. Armastus on vaja hirmu, kartuse. Kõik need asjad, armastus toodab meile täieliku võidu. Amen. Aga miks nad õpetavad teistmoodi või miks need inimesed meelitavad kristlas ühest kogudusest teise või seda asju? Suurem osa on see kasuahnus väga suures osas. Või see, et mina olen parem kui sina. Uhkus. Sest rääkides tühja ülerinna sõnu ahvatlevad oma lodeva liha himuga neid, kes vaevalt olid pääsenud pakku eksidel käijate seast. Nad tõotavad neile vabadust, olles ise kaduvuse orjad, sest kelle võimu võidetud keegi on, selle ori ta on. Sest kui ta on issanda ja õnnistega Jeesus Kristuse tunnetuse läbi pääsid pakku maailma ebapuhtused, kuid jälle segunevad sellega ja jäävad alla, siis on nende viimne lugu saanud pahemaks kui esimene. See neil oleks parem, kui õiguse tee oleks jäänud neile tundmatuks, kui seda tundes ära pöörduda käsust, mis neile oli antud. Neil on tulnud kätte, mis tõeline vanasõna ütleb, koer pöördub tagasi oma oksa juurde ja pestud emis läheb porisse püherdama. Tegelikult, kui ma mõtlen, mina olen sellest konkreetsest osast läbi läinud, ma läksin kogu teemale, miks? Sest ma pahandusin Jumala rahva peale ja mulle öeldi, sul oli õigus seda teha. Ja tead, mis oli kõige kurvem oli see? Hukatus tuli kellele? Mulle. Mitte nendele, kes mulle ütlesid seda. Ma ei oleks pidanud, kuna ma oleks pidanud jääma tookord siia samma kogudusse ustavalt edasi, aga ma pahandusin, läksin minema ja jõudsin lõpuks nii kaugele, et ma enam ei teeninud Jumalat ja see läks mulle praktiliselt maksma minu elu. Ja see on see, et ja ma reaalselt kogesin, ma olen nagu koer, kes pöördus tagasi oma oksa juurde. Ma tänan Jumalat, ma parandasin meelt, on Jumalale tagasi, käin seda teed, halleluuja, amen. Ja ma tahan minna sügavamale ja lähengi sügavamale, amen. Ja siis kolmas peatükk ta ütleb, et siuksed inimesi, lodevaid, ükskõikseid inimesi, ebapuhtuse laigud tõuseb. Aga miks nad tõusevad täpselt selle pärast? Et vaata, kui oleks kogu aeg oleks see ärkamine käiks, on ju,
tuli, naer, pikali maas. Nii naljalt inimene ei lähe ära, sest midagi toimub. Aga vaat, kui tulevad need vaiksed ajad. Mulle meeldib täpselt nagu Jesaja ütles oma Iisraeli rahvale, ütles, et kus ta ütles, et ma ei räägi või vaikin. Jumal ütles, et kaua olen ma vaikinud, kas sellepärast ta enam mind ei karda. Ja see on see, mis tihtipeale juhtub, on see, ja me peame valvama, et me ei juhtu, mõne mõtleb, et ma olen ju siin, kiitus Jumal, me oleme siin, me käime seda teed, aga meil kõigil on see oht, sest me näeme inimesi, kes ei käi. Ja kui me vaatame, kas see sama koguse puhul, paljud teenivad võib-olla Jumalat, aga kui suur hulk inimesi tegelikult ei teeni Jumalat, ei käi Jumalaga, ja kui paljud, keda ma olen näinud, nad ei käi üheski koguduses ja nad ütlevad, mida mulle, mis ta arvad, mis nad ütlevad? Kõik on hästi. Kõik on hästi. Tegelikult oma südames ma tunnen, et ei ole hästi, paranda meelt, tule Jumala juurde tagasi. Ja siin 3. salm ta ütleb edasi. See on armsad, kui 3. peatükk, see on armsad juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Ja mõlematega ma hoian oma meele tuletamisega ärkvel teie puhast meelt. Mis ta ütleb? See on teine kiri ja selle kirja tabel ma hoian mida? Ärkvel teie puhast meelt. Me võtame need 2 kirja vastu, see hoiab ärkvel meie puhast meelt. Kui me loeme neid kirju, mediteerime nende sisse, see hoiab meie meele millisena? Ärkvel ja puhtana. Kas pole huvitav mitte? Need kirjad on antud meile sellepärast, et me oleksime ärkvel ja meie meel oleks puhas. Et te meenutaksite neid sõnu, mis pühad prohvetid enne on rääkinud ja issanda ning õnnistegija käsku, mille on andnud teie apostlid. Mis olid need käsud, mis issand andis läbi apostlite meile? Ja mis ta ise ütles? Keegi mäletab, mis olid need käsud, mis isand Jeesus ütles? Ei mäleta keegi. Ta ütleb, et kogu käsuõpetus on võetud kokku 2 käsku. Ja need 2 käsku olid millised? Jah, need oli vastupidi tegelikult, aga armasta oma Jumalat. Esimene käsk on armasta oma Jumalat kogu südamest, kogu oma hingest, kogu oma vaimust, kõigest, mis sul on. Kui sa armastad kedagi, kui sa armastad kedagi ja hoolid kellegist väga, mis sa teed? Kui sa armastad oma Jumalat väga, 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 väga ja Jumal on sulle väga, väga, väga kallis. Siis me teeme, mida ta ütleb ja me käitume, et talle olla meelepärased. Kas pole mitte niimoodi? Ja armasta oma ligimest nõnda nagu iseennast. Järelikult me tuleb õppida iseennast armastama. Selle Jumala armastamise on, selle läbi me õpime ka armastama inimese enda ümber. Amen. Sest teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnaga pilkajaid, kes elavad iseenneste himude järele. Jälle ta räägib, ta hoiatab, et viimsel päevil tuleb inimesi, kes pilkavad ja elavad kuidas? Himede järgi. Ja ta räägib kristlastele. Ja kas pole huvitav, Paulus räägib täpselt seda sama, et viimsel päevil inimesed on siis lõbuarmastajad, enesearmastajad, otsivad kõrvu neid jutustad, kes neile meeldivad. Kas pole huvitav, täpselt samasugune kirjeldus. Ja see ongi see, miks on vaja sõnasse jääda, miks on vaja palju sõnas veeta, sest et öelda välja või kasutada seda, et kirjas kuskil on kirjutatud, kuskil on kirjutatud, ma olen seda kuulnud. Nagu ükskord ma nägin ühte huvitavat, vaatasin, lugesin, plakat oli. Ja siin oli välja toodud mingi, vaatasin, päris hästi ütleb. Ja mõtlesin, et mina pole seda piiblist näinud. Ja vaatan, all oli ka kirjakoht pandud nagu. Ja loen, mõtlen, ei ole. Kus mu piibel on? Kus mu piibel? Võtsin piibel lahti, vaatan. Ma seda ütle mitte midagi selle laadset selles kohas. Isegi lähedast mitte.
Võib-olla seal oli kellegi mõttetera sealt välja võetud ja pandud oma sõnadesse ja ma ütlesin, mina küll seda piiblist välja ei loe. Ja see ongi tihtipeale, et kui, isegi see, et kui keegi kasutab sõna halleluuja, ei tähenda, et ta on kristlane veel. See ongi, ja sellepärast on vaja sõna, ma mõtlesin kohe, et see tundus, kuidas see nii hea ütlus, mis siin on. Aga samas tuli minu seest tuli kohe, et midagi on valesti. Ja ma läksin, ja hea olid, ma sõna tunnen, tead, kus on õpetussõnad, ma ei mäleta, oli lauludes oli, ja lähen loen, mitte midagi selle laadset. Mitte kui midagi selle laadset. Ja see ongi see, miks ta ütleb, et miks on vaja jääda sõnasse, see hoiab värskena, sõna hoiab värskena. Isegi ma mõtlen selle koha peal, et mina mõtlen, et kui palju meil on õppida näiteks Vend Heigenist. Võtete, inimene, kes suutis, kellel oli meeletu teenistus, kes oli piiblikoolid, tervenduskoolid Jumala vaimu läbi, kellel on tohutud raamatud välja antud. On ju? Inimesed on teda mõnitanud, inimesed on teda taga rääkinud, inimesed on teda halvustanud, teda kritiseerinud kõige pärast, mis ta on teinud. Ta jäi seisma. Ta suutis piiblit peast ette lugeda ja ütles iga kord, kui mul oli vaja usus seista tervenemise pärast, enne kui ma üldse palvetama läksin, ma lugesin vähemalt 40 minutit piiblit kirjakohti, täitsin oma usku. Ja või kui ta tuli, näiteks läks, ütles tema eesmärk oli ka, kui ta läks koosolekuid tegi, 3 nädalased koostööd oli miinimum, mis ta tegi. Ütles, ta ei palvetanud esimesel ja teisel nädalal. Alles 3 nädala viimastel päevadel ta palvetas. Ma tahtsin, et inimesel oleks piisavalt kaua sõna all, et nende usk kasvaks, et ma panen käed neile peale, usu läbi, võtaksid nad selle vastu. Ja ütles, kui palju olukorda mõned näitajad, kus inimesed ei vajanudki enam lõpuks palvet, sest sõna oli nad juba terveks teinud. Usk sõnasse. Usk Jumala sõnasse. Ja see ongi tihti peale, miks Peetrus ütleb, et ma olen kirjutanud teile, et see hoiab teid värskena. Mitte kunagi ärme eeldame, et Jumala sõna ütleb seda, vaid lähme otsime ülesse. Mis sõnas kirjas on? Kõik need tõotused, kõik need, mis on vaja. Iga olukord. On kaitset vaja otsi kaitsekirja kaudu, on tarkust vaja otsi tarkuse kirja, on tervist, on vaja meeleparandus, otsi meeleparandus. On vaja pitsa saada, mine otsi ülesse. Jah? Päriselt, see ei ole mugav, see ei ole hea, aga mina olen teinud oma elus otsuse. Et kui mul on vaja piitsa saada, mul on vaja Jumala käest saada, mida ma tahan saada seda. See ei ole meelepärane, aga Jumal näita mulle oma sõnast, kus ma olen mööda, mis ma parandan kiiresti, ma olen otsuse, ma olen kiirt meelt parandama. Ma olen kiire ütlema, anna andeks, kiire vabandus paluma. Inimeste käest, Jumala käest kõigest, ma olen kiire tegema, kiiresti alistuma, alanduma Jumala vägeva käe alla. Miks? Täpselt, et elada selle Jumala armus, Jumala väes, alandlikud saavad armu. Amen. Ja ta ütleb, et lõpuaegal tuleb pilkaid ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest sellest ajast kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Ja see ongi täpselt, mina olen ootanud 30 aastat. Ma juba 30 aastat tagasi võtsin, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Inimesed küsinud mu käest, mõni aeg tagasi keegi ütles, kus see Jeesus on siis, kes pidi tagasi tulema? Ta tuleb tagasi varsti. Ja ma pean elama niimoodi, et ta tuleks nagu täna tagasi. Ja ma elan, kui ta minu eluaja jooksul ei tule, kui ma väga tahan, et ta tuleks, kõik on tahtnud, et väga tuleks nende eluaja jooksul, on mingi sats inimesi, kes näevad seda. Ja ma tahan olla see inimene. Aga ma elan iga päev seda elu, nagu Jeesus tuleks täna tagasi. Ja elama siin veel 50 aastat, elama siin veel 100 aastat, mis iganes aastat ma siin elan. Ma elan seda elu, nagu Jeesus tuleks täna tagasi. Vaata, inimesed tõusevad. Ja see ongi see, miks nad lähevad lodevaks. Aga kus see Jeesus on siis? Kus see Jeesus on siis? Ja Peetrus hoiatab, see juhtub. Aga see juhtub selle pärast, et ütleb, see sõna on see, mis hoiab meid värskena. See sõna hoiab meile selle meelde, sest kui me sõnas ei ole, siis informatsioon kogu aeg tuleb kuskilt, on ju nii?
Nõnda neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väe tõttu. Et nende läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses, ent praegused taevas ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohta hukutuse päevaks. Miks seda hoitakse alas? Me teame, et midagi tuleb kunagi. Ja kiitus Jumal, et me ei ole selle kohtupäeval siin. Me oleme taevas. Aga siin tuleb aga see üks asi, ärgu olgu teile armsad teadmata, et üks päev on issand juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks. Vaid tema on milline? Pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meile parandusele. Miks on viivitus? Miks on inimeste elus, et teevad midagi ei juhtu? Maailm teeb midagi ei juhtu. Täpselt meele parandusele. Nad pääseksid, nad ei peaks osa saama sellest kohtust. Tihtipeale maailm seda ei tea, meil on kohustus, kristlased, tihtipeale ma olen kuulnud, ma tegin, midagi ei juhtunud, ma tegin, midagi ei juhtunud, Jumal on nii armuline minu jaoks. See ei ole see, et Jumal ei oleks armuline ja see ongi see arm, mis on, aga see arm ei ole sellepärast, et ma võin jätkata teha, mida ma tahan, vaid see arm on sellepärast, et me tuleksime meele parandusele, ei saaks selle kohtuga pihta. Aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taeva raginal hukkuvad ja maailma algained tules laastuvad, ilmamaad ja kõik seal tehtud töid ei leidu enam. Kuidas see päev tuleb? Äkitsel, nagu varas öösel. See tuleb siis, kui me ei tea. Ja sellepärast on vaja, ta ütleb, ja kui me võtame sõna, hoiame sõna ja loeme sõna, siis see hoiab meie meeled värskena ja puhtana kogu aeg. On ju nii? Mäletad, sa käisid koolis kunagi? Sa kordasid, enne eksamit eriti. Sa kordasid ja lugesid. Miks? Et meelde jääks, kui sa eksamit tegema, see oleks värske sinu sees. Aga näiteks sa praegu mäletad. Kuidas arvutada näiteks? Kuidas arvutada välja, kui sul on teada kolmnurk? Mõte, sa olete käinud, on ju? Olete head olnud, on ju? Ma pidin arvutama välja arvutasin. Pidin lihtsalt neid valemeid asju tuletama. On olemas, mul on vaja kolmnurk, jah? Alt on kolmnurk. Mul on teada ainult 2 numbrit. Mul on teada alumine joon ja mul on teada keskpunktis kõrguse joon. Nüüd on mul vaja seda pikkust saada teada mõlemalt poolt. Kuidas seda välja arvutada? Ja tead, mul ei mäleta, pidin guugeldama, otsima. Ma olin seda koolis õppinud kõike seda. Ja välja mõtlesin. Valemid olid päris keerulised, aga meelde tuli tasapisi ja välja nuputasin. Aga miks ma ei mäletanud seda üldse? Mul oli 0 mälestus sellest välja arvutuse meetodist. Miks? Mul ei ole kunagi vaja, meil oli aastakümneid seda vaja olnud. Kuigi ma tean, et see on olemas. Ja samamoodi on ka see Jumala sõna, me teame, et see on olemas, aga see peaks olema värske meie sees. Nii kui ma oleksin nagu ühed käsnad. Mul on üks hea video, ma tahan seda peale koostööd, ma näitan ühe väga hea huvitava video. Üks reel on olemas, kuidas me peaksime olema. Ma tahtsin küll välja võtta, mul oleks natuke meelest ära. On see, kuidas me peaksime, kristlased peaksid olema. Video lihtne, ma lihtsalt kirjeldan ära. See on see, et kui inimesed käivad tänapäeval, kui me käiksime piibliga samamoodi ringi nagu telefoniga. Niisugune pealkiri on siis, kuidas inimesed telefonidega käivad ringi. Vetsupoti peal telefon, autos telefon, kohvikus telefon, igal pool telefon, siis see sama noormees teeb siis selle, ma näitan videot teile pärast, käib ringi piibliga, poti peal, piibliga seal, oi vabandust, piibel on kogu aeg käes, saad aru? Päris huvitav oli selle koha pealt, et meil peaks olema see sama janu, et sõna. Kui see nüüd kõik nõnda laastub, või nagu ma enne tõin välja selle sama kirjaga, kui see kõik on nii lähedal hävingule, see kohtuotsus on nii lähedal, siis missugused siis teie peate olema pühas elus, Jumala kartuses? Kuidas see TPD teilgi ütles? Sa mäletad, ma lugesin enne seda. Kõik on laustumise äärel, siis mõtelge sellele. Kui vital, kui tähtis on elada püha elu. Kui see laustumise äärel olema, kui tähtis on elada seda püha elu.
ja Jumala kartuses, oodates, igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevast ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast, armsad, seda oodades püüdke ka teie leeksed. Vaata, mis ta ütleb. Sellepärast, armsad, seda oodades püüdke, et ta teid leiaks, kuidas? Kuidas Jumal peab meid leidma? Et ta teid leiaks veatumaina ja laitmatuina rahus. Ja et meie issanda pikema meele arvake õndsuseks. Nõnda nagu ka meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda, nagu ka kõigis kirjades, milledes ta räägib neist asjast, kus on raske aru saada mõnest asjast, mida õppimatud ja kinnitamatud inimesed nagu muidki kirju väänavad iseenese hukatuseks. Et teie nüüd armsad seda ette ära teate, siis hoiduge sellest, et üleannetumate eksitused teid ei kisuks ühtlasi kaasa eksitusse ning te ei langeks ära oma millalt? Kindlalt aluselt. Aga kasvage me issanda ja õnnistage Jeesus Kristuse armus ja tunnetuses. Temal ka austus ning nüüd ja kui igavesel päevil. Mis Jumal tahab, et me kasvaksime milles? Tunnetuses. Kogu aeg tema armuse tunnetuses. Aga ta ütlebki seda, et aga mis hoiab meid värskena? Mis hoiab, kui me võtame Jumala sõna? Me ei lase lodevust sisse, me ei lase laiskus sisse, me ei lase neid asju sisse. Ja me elame ja teeme kõike teda veatumat, laitmatut elu. Sest et inimesed kahjuks tulevad ja hakkavad ütlema, sa ei pea kogudust käima, sa ei pea seda, sa ei pea sõna lugema. Jumal saab sust aru, Jumal saab must aru, ma võin elada, kuidas ma iganes tahan. Aga tegelikult me ei või seda teha. See on see, mis Paulus kirjutab. Aga see ongi, mis hoiab meid tugevalt Jumala juures, on see, kui Jumala sõna on värske, see on värske. Ja samamoodi, mis aitab kaasa iga päev elada täisvaimu elu ja minna sügavamale sisse Jumala asjadesse. Kogu aeg. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesume, sa oled hea, austav, püha Jumal, sa oled õiglane ja õige Jumal. Isa, me täna, meil on privileeg täna sind teenida, sind tunda ja käia koos sinuga. Isa, me täna me kasvame sinu tundmises sellest tõest. Ja isa, kui kuskil on vaja meelt parandada, kuskil on vaja midagi, kui meie südametes on kuskil mingit kibedus või midagi või on meie elus vaja midagi muuta või isa, sa tahad näha meid muutumas või anna meile teada, räägi püha vaimu läbi meie südametes, et me võiksime pöörduda ja olla rohkem sinule meelepäraselt rohkem ja selles Jumala kartuse kasvus ja sinu tundmise kasvus võiksime edasi minna. Ja isa tõesti, et me täname sinu pika meele eest. Isa, me täname, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Aga me täname ka selle pika meelest, et sa ootad, et kõik tuleksid tõe tundmise meeleparandusele. Aga isa, me juba oleme kursis sinu sõnaga. Isa, me hoiaksime värskena. Anna meile ilmutust, anna meile arusaamist, anna tark sinust vaimu sinu tundmisest. Valgustame südames, isa, me teaks, mis on sul ootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, tõesti, et me võtaksime ja kasvaksime sinu sõnas ja tunneksime ära. Halleluja. Sa oled hea Jumal. Sa oled auline Jumal, sa oled väärne, kogu au ja kiitus sulle isa Jeesuse Kristuse nimel. Amen.